Kas lisaks unehügieeni soovitustele võib unehäiretega inimene saada tuge ka apteegiriiulilt? Kui me räägime nüüd unetusest, mis võib-olla ei ole veel päris krooniliseks unetuseks kujunenud, kui see on niisugune ajutine stressil rajaneb une halvenemine, siis esimesed asjad on siis liikumine ja toitumine ja päevane koormus üle vaadata, aga tõesti nendel juhtudel, kus tegu on stressiga, tegelikult ärevuse tõusuga, siis tõenäoliselt ja kui ei ole hetkel muud võimalust või võimekust selle stressiga toime tulla, siis jah, sellised lühiajaliselt tõenäoliselt need rahustavad taimsed preparaadid, mis siis sageli koosnevad humalast, kannatuslillest, võib-olla viirpuust, balderianist, et need osadel inimestel aitavad rahuneda, mis tähendab ka, et võib olla kergem siis uinuda. Teistel inimestel jällegi need asjad ei mõjuta millegipärast üldse, see on nagu hane selga vesi, nii et aga alati saab proovida, aga tõenäoliselt selliste igasuguste rahustavate ainete mõju paari nädala jooksul väheneb, nii et meie peame väga vajalikuks veel mõnede toimetulekuoskuste õppimist siia juurde. Ja teine asi nüüd melatoniin, mis on apteegis saadav, et melatoniin on aine, mida keha ise teeb pimedal ajal ja mis ütleb kehale siis, et nüüd on pime, nüüd tee neid asju, mida sinu liik siis pimedal ajal teeb ja see võiks olla magamine. Aga melatoniin osadel inimestel tõesti ka und soodustab, teistel üldse mitte. Melatoniin on und, kui seda õhtul sisse võtta, siis ta toob ka und varasemaks, nii et melatoniini nagu selline tõeline kasu ilmneb nendel juhtudel, kus on tegu une ärkveloleku rütmi häiretega, kus see on hiline uni, kus see on vahetustega töö, kus su unerütm on muutunud ja sa pead seda uuesti nagu paika panema teisele ajale, siis sa võid selle muutuse ajal võtta melatoniini sisse, et kiiremini uinuda, aga nii et melatoniin jällegi ka sobib igasugustesse raviskeemidesse, nagu näiteks depressiooni puhul, seda võib alati proovida, aga see rütmi muutev mõju tuleb alles 2 nädalaga. Annused tõesti võivad olla väga, väga erinevad, aga peab ka lihtsalt teadma, et võib-olla pooltel inimestel absoluutselt tund ei soodusta. Nii et nagu kõigi vahenditega, ravimitega on ju sama lugu, et tegelikult kõigile nad ei sobi, kõiki nad ei aita ja siis tuleb rahulikult siis minna järgmise abiviisi saama. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh!